Põhidistantsi naiste võitja Grete Steinburg, palju õnne! Aitäh! Millest otsus just minna põhisõitu täna sõitma, mitte XXL-i? Jah, et ma hea meelega oleks XXL-i parem sõitnud trenni mõttes, aga kuna mul oli üks etapp puudu, siis tahtsin kindla peale tulemuse kirja saada, et üldarvestuse võit võtta ja sellest see otsus tuli, et lähen kindla peale ja põhisõitu. Kui kindel see oli, sest Mari-Liis Mõttus hingas ikka kuklasse kogu aeg, te sõitsite päris algusest koos isegi päris pikalt. Jah, et vist kuni Aaniani ma pärast uurisin Mari käest, et millal ta maha jäi, aga jah, et vahelduseks oli päris põnev kellegi naisega koos ka sõita, et tegi minu jaoks sõitu huvitavaks, aga selles mõttes, et ma päris nagu maksiga võib-olla ei pannud ka, et üritasin kindla peale sõita, et hea tulemus kirja saada ja enesetunne ei olnud nagu selline nagu võidutunne, aga samas tegin nagu oma sõitu ja sellist et kindla peale saada sõit kirja, et ja oli mõnus. Sul rada meeldis, sest Rõuge radaga ju aastatega või iga aasta üritatakse natukene muuta, kuidas sulle tänavune rada meeldis? Ja mulle väga meeldis, et põhimõtteliselt kruusa vist väga ei olnudki sisuliselt, et hästi huvitav rada, ja mulle meeldib ka see, et siin on päris palju Eesti mõistes ronimist nii-öelda, et väga mõnus rada. Sulle sobilik, ma saan aru, et tehniliselt, ma arvan, et sinu jaoks võib isegi natuke lihtne võib-olla. Ei, ma ei ütle, et tehniliselt ma ei ole nii tugev sõitja võib-olla, aga lihtsalt need tõusud nagu mulle sobivad, aga tegelikult ma salamisi natukene lootsin, et tuleb vihma, sest et mulle meeldib selline võib-olla ekstreemsem ja raskem sõit, see oleks kindlasti natukene aeglasemaks teinud ja võib-olla natukene põnevamaks ja huvitavaks, aga täna ei tulnud, aga ikkagi mõnus sõit oli. Grete Bosch Eesti maastikurrattasarjas jääb tänasega läbi ja üldvõit peaks olema naiste arvestuses sulle ka kindlustatud. Ilmselt jääd rahule hooajaga? Jah, et ega paremini ju ei saa, kui võit on käes, et ma selles mõttes alguses kohe 2 etappi vahele, et eks see natukene tegi sellist närvikõdi ka, et ei tohi midagi juhtuda, kui Rakkes ka siin oli väike tehniline probleem, et eelmisel etapil siis ega 100% ei saanud ju lõpuni kindel olla, et kas kõik ikka läheb hästi, aga õnnestus ja hea meel, et õnnestus 4. üldvõit ka võtta ja kõik läks hästi. Kuidas hooaeg edasi läheb, sest ega sellega ju hooaeg läbi sul või ometi veel ei ole? Jah, et nüüd tuleb 3 nädalat teha kõvasti tööd jälle, korralikud treeningud ja siis juba Itaalias MM, et mis ma julgen väita, et mina nii raskel rajal võistelnud varem ei ole, et väga füüsiliselt raske rada, et tuleb olla heas konditsioonis ja leida kuskil need väga head ronimisjalad üles. Oled sa sellest hoolimata omale mingi eesmärgiga seadnud sinna? Ja kindlasti, et ma tahan oma eelmised tiitlivõistluste tulemused MM-il, mis ma olen saanud, et tahaks need üle sõita kindlasti, et mu parim... Meenuta teistele, mis see parim on? Parim on 34 praegult, et salamisi ma loodan ikka sinna oluliselt parandada seda tulemust, aga eks siis ole näha, kuidas see asi kulgeb ja kuidas see päev minu jaoks on. Maailmas 34 sulle ei ole sugugi halb. Jah, ja selles mõttes ka, et tegelikult kõik väga suured nimed on olnud viimastel aastatel ka stardis, et selles mõttes, et allahindlust ei ole nagu tippude poolt ka tehtud, et tase on kõva ja saan tõesti nagu maailma parimatega ennast võrrelda. Grete, palju õnne sulle tänase võidu puhul veel kord ja näeme järgmisel hooajal. Aitäh!